Tervitan, lugupeetud televaatajad. Ma alustan Saks Tolmar mootorsae taastamise saatesääre 8. osaga. Saag on kokku pandud ja ma eetriväliselt panin kokku ka selle doonorsae. Ta muidugi töökorras ei ole. Eelmine osa lõppes sellega, kui saag sai esmakordselt käima. Ja nüüd me vaatame, kuidas see saag puitu lõikab. Puidu lõikamise ma tegin juba mitu päeva tagasi siin ära. See on kõik üles filmitud ja seda me kohe ka vaatame. Ma võtsin võrdluseks 3 saagi veel, sest tihtilugu on niimoodi, ja mitte ainult mootorsaagidega, et masin töötab väga hästi ja ei teagi nagu midagi paremat tahta, kui võtta kõrvale teised saed ja teha samaaegselt teiste saagidega sama tööd, siis tulevad erinevused väga hästi välja. Saed on nagu elus olendid. Nendel on oma hingekene. Igal ühel on oma eripärad ja iseloom. Nii, aga vaatame nüüd kohe ära selle videolõigu sellest, kuidas see mootorsaag puitu lõikas. Ja võrdluseks on siin sellised saed nagu Makita, mis on tegelikult Tolmar Makita värvides. See on 2016. aasta saag, 32 kuupsentimeetrit on ainult töömahtu. Ta on nendest siin kõige kergem, 4,3 kilogrammi. Eco 360 EVL, 36 kuupsentimeetrit. Massi on tal 4,6 kilogrammi ehk 0,3 kilogrammi rohkem kui sellel. Ikkagi küllaltki kerge saag. Ta on 83. aasta saag. Tol ajal Eco andis ka ainult kuupsentimeetrite arvu mootori kohta ja võimsust ei avaldatudki või ei mõõdetud või ei peetud vajalikuks avaldada. Ja tal on samamoodi nagu selle Saks Tolmaril. See silinder asetseb siin tagapool, nagu boksermootor on. Mingi kirjeldamatu omapärand selle sae töös sees. Nii, siin on nüüd siukene Stihl 026 aastast 98. See on nüüd juba selline keskmise suurusega saag. Nendest saagidest kõige suurem, ta on kõige raskem, 4,9 kilogrammi tühimassi, mis tegelikult mootorsae kohta ei ole tea mis palju. Töömahtu on tal 49 kuupsentimeetrit ja võimsust 2,6 kilovatti. Seega kui ma selle saega tööd teen, siis ma eeldan, et see saag on võimsam nendest 2 saest, aga jääb kindlasti alla sellele saele. Ma valmistasin möödunud suvel sellise raami ja see raam on nüüd hea just selliste väiksemate puude lõikamiseks küttepuuks. Tavaliselt kui mingid oksad on ja praktiliselt kogu see, kogus siin on, need ongi oksad. Need on oksad, mis on ära murdunud jaanuari keskel, kui tuli palju lund ühe korraga. Et tüüpiliselt kui lõigata puult oksad maha, siis jäävad sellised tükid maha ja neid on küllalt ebamugav maas läbi lõigata. Hakkad lõikama, aga see oks nagu läheb eest ära niimoodi. Ja siis latiga siis peab hästi täpselt ka tegema, et mitte siia mulla sisse minna. Ja nende lõikamiseks on selline raam väga hea. Ja ma olen teinud selle raami niimoodi, et postide vahe on täpselt 50 sentimeetrit. Niimoodi saab lihtsasti ilma mõõtmata täpselt õige pikkusega tükid.
mootori võimsuse poolest ta muidugi midagi erilist ei ole. Ja muidugi 40 kuupsentimeetrist ja 1,7 kilovatist. Midagi erilist muidugi oodata ka ei maksa. Võimsusega see saag ei hiilga, aga mis on hea, et ta töötab korrektselt. Ja nagu näha, et hätta ei jää. Nii ma teen mingi 10 minutit tööd sellega, et selgemat ettekujutust saada sellest saest ja tema käitumisest. Ja siis panen need käima. See puu paikneb selle raami peal niimoodi, et sellest punktist on ta umbes 5 centimeetri kaugusel. Ja nüüd kui ma lõikan sellest siit 5 centimeetrit siit poolt. Ja siit samuti 5 centimeetrit siit poolt. Nii tulevad täpselt 50 centimeetrised tükid. Ja see jääk, mis siin jääb nii nagu ta jääb. Nii, kõik töötab ja töötab kenasti. Siin on nagu näha sellist meekarva saepuru. See on õliga segunenud. Õli tuleb ka peale. Umbes nii, nagu ta peab tulema. Aga nüüd ma panen selle retrosae käima. See on siukene omaette iseloom, et selle saega lõigata nagu kiiruse peale, et võrrelda, kui kiiresti ta läbi lõikab neid tüvesid. Ta ei tahagi seda kaasa teha, et ta toimetab nagu omaette, aga kõik, mis on vaja, teeb ta ära. Selle sae puhul on tunda, et ta ei lõika nii kiiresti nagu see saks tolmar. Selle sae pluss on see, et ta nagu ei kutsugi kiiresti lõikama, sellega saab hästi rahulikult tööd teha. Mõnikord on niimoodi, et kui on võimas saag, kõrged pöörded, siis saemees läheb nagu natukene närvi kohe selle peale, et peab ka nagu kiiresti ja paaniliselt liigutama.
aga see on niisugune rahulik masin ja ta nagu sisendab sulle endale ka seda rahu sisse. Ja mille pärast mulle ta meeldib on, et ta on kerge. Tal on see boksermootor, mille ta niimoodi ümber oma pikitelje pöörata on lihtne. Ja niisugune mõnus hääl on tal, eriti tühikäigul. Mõlema nende retro sae puhul, 85. aasta saag ja 83. aasta saag, on selline efekt, et kui läheb ilusti soojaks, tekib 10% võimsust juurde. Ma ütleks, et sellel sael on iseloomu natuke rohkem kui sellel. Aga kokkuvõttes on see saag kindlasti parem. Just tänu sellele, et tal on rohkem võimsust. Kusjuures sellel sael, kui siin sai seda jämedamat pakku saetud, siis raskemates oludes pöörded loomulikult langevad. Aga pöörete langusega tuleb pöördemomenti juurde. Ja selle saega on ses mõttes hea tööd teha, et kett ei hakka kuskil kinni jääma. Et kui tekib raskem koht, pöörd langevad, tekib jõudu juurde. Ta on selline nagu pisikene turbodiisel. Kui mootori võimsust jääb puudu, siis lihtne oleks valida suurem saag, võimsam saag, aga võimsama saega kaasneb ka suurem mass. Ja on selge vahe sees, kas teha näiteks tööd sellise suht kerge saega, mis kaalub 4,9 kilogrammi, või teha saega, mille mass on kilo võrra suurem. Sellise töö puhul, nagu ma siin teen, on iga, võib öelda, 0,3 kilogrammi lisamassi kohe märgata.
See saag mulle meeldib. Isegi selle suure paku lõikamisel oli ilmselt kuulda, kuidas ta hoiab hästi kõrgeid pöördeid. See saag on nagu vastand sellele. Selle 132 kuupsentimeetrine mootor arendab kindlasti rohkem võimsust kui selle 136 kuupsentimeetrine. Tänu sellele, et ta on kõrgemate pöörte peale häälestatud. Selle sae pisut suuremat massi on kohe tunda. Kohe esimesel korral, kui teda liigutada. Kui ma lõpetasin just selle Makitaga, siis nende kahe sae massi vahe on 0,6 kilogrammi. See saag on kõigist nendest saagidest kõige võimsam ja võib öelda, et omaduste summas kõige parem ka. Kui sellel sael on madalatel pööretel vähe jõudu ja tuleb tööd teha peaaegu alati põhjagaasiga. Sellel sael pöördid ei jagu, lõikekiirus jääb väikseks, siis sellel sael on nagu mõlemat. On seda madala pöörde jõudu ja on ka kõrgetel pööretel lõikekiirust rohkem. See meie saatesarja peategelane. See saag on kõige sarnasem sellele stiilile. Tal on kindlasti rohkem kiirust kui sellel sael
ja rohkem pöördemomenti kui sellel sael. Kui ma peaks nendest saagidest välja valima ühe ja ainsama, millega tööd teha, siis ma valiks selle. Kui on sellist jämedat, raskesti lõigatavat puitu, siis rohkem võimsust on alati hea. Samas võimsamad saed on alati raskemad. Kui on vaja sellist tööd teha, nagu ma siin praegu teen, kus saagi on vaja küllalt palju liigutada, siis mina ei tahaks tööd teha sellise saega, mille tühimass on suurem 5 kilogrammist. 2 peamist omadust, mis teevad saest hea sae, on mootori võimsus ja saemass. Näiteks on sellised omadused nagu vibratsioon ja müra, mis on ka olulised. Ja siis on veel mingisugune siukene raskesti defineeritav või siukene X-faktor peab ka sae juures olemas olema. Näiteks selle sae puhul ta on hea saag, aga tas ei ole mitte midagi erilist. Mulle meeldib see saag. On selline sportlik heli ja sportlik mootoritöö, mis mulle väga meeldib. Selle saega saab nagu kihutada. Samas see saag nagu üldse kihutama ei kutsugi. See sakstolmar soovib sellise töö tegemiseks tegelikult päris hästi. Ja üks põhjus on selles, et kui kett ei käi, kui ma võtan neid puid siia peale laadimiseks ja mootor käib tühikäigul, siis õlipump ei tööta. Seega sellise õlipumba puhul on siin ketiõli kulu väiksem. Ketiõli ei lähe liigselt raisku. Esmamuljed ütlevad, et vibratsioon on tal üle keskmise. Need antivibratsioonipuksid on tal küllaltki jäigad. Sellist läbimõõtu siin lõigates ja sellest ka suuremat, midagi sellist lõigates, ei ütleks, et võimsusest puudu oleks. Ei ütleks, et ka jõudu madalatel pööretel vähe oleks. Ja üldiselt lõigata on meeldiv. Ta iseloom on pigem sarnane sellele saele, et ta suudab nagu teha kõike. Samas nende väiksemate saagide puhul tuleb teatavaid mööndusi teha, et selliseks universaalsaeks ta isegi sobib. Tehase andmetel on mootori võimsuseks 1,7 kilovatti. Ja see 1,7 kilovatti tuleb siit välja ka, aga mitte rohkem. Pärast seda, kui saag on lahti võetud, remonditud, kokku pandud, tekib mingisugune ettekujutus, milleks see saag võimeline on. Ja ma ütleks, et sellest ettekujutusest või ootusest on see saag isegi pisut parem. Et ei ole ainult iluasjaks riiulil. Kes mäletab, ma mõõtsin ära väljalaskekanali avanemise, sisselaskekanalite avanemisnurgad, karburaatori ava. Ja selle põhjal oletasin, et see on kõrgete pöörete mootor, siis praktikas see nagu minu meelest paika ei pea. Ta on pigem selline keskpöörete mootor, küllaltki universaalne saag, ma ütleks. Mis on natukene üllatav, et see algselt tugevalt roostes originaallatt töötab väga hästi. Nii, ma panin siia koormarihmaga raami külge kinni sellise tüve. See paistab, et on vaher või on saar. Tüve läbimõõt siit ei muutu ja ma nüüd lõikan siit selliseid seibe välja.
kõigi 4 saega. Ja siis saab võrrelda saagide lõikekiirusi. Eeteriväliselt ma soojendan sae enne ära ja siis vaatame, kuidas nad lõikavad. On tunda, et see on nagu täisväärtuslik saag. See annab nagu napilt täisväärtusliku sae mõõdu välja. Ja nendega tööd tehes on niimoodi, et lihtsalt laisalt ja lohakalt panna latsia peale ja gaasi anda ja ta lõikab läbi. Sugust asja ei ole. Neil jääb mootori võimsusest
ikkagi natukene puudu. Seega, kui keegi soovib endale uut saagi osta, siis mina soovitaks osta vähemalt 40 kuupsentimeetrine, veel parem 45 või 50 kuupsentimeetrine ja jälgida, et tühimass ei oleks 5 kilogrammist suurem. Nii ma nüüd pingutan natukene selle saeketti. Sae puhul on palju pisiasju, mis teevad saest kas hea sae või mitte nii hea sae. Üks neist pisiasjadest on kas või sama see keti pingutamise süsteem tal. Neid on erinevaid. Selle sae puhul on hea, et siin on kaks polti, 2 mutrit. Ta tõmbab selle lati ilusti kinni siia kõvasti. Siin Saks Tolmaril ja Makital on ainult üks kinnituspolt ja mutter. Ja see ei ole hea, sellepärast et kui on ainult üks kinnituspolt, siis inimene tahab ikka usaldusväärselt seda latti kinni saada siia ja siis ta kipub pingutama selle ühe poldi üle. Või kui seda polti kinni ei keera piisavalt kõvasti, siis ta tuleb jällegi lahti. Ei ole ka hea. Väga ilusti lõikab.
mis siis kokkuvõtvalt võiks öelda saagide võrdluse kohta? Kõige aeglasemalt, aga kõige nunnumalt lõikab see Retro Eco 32 kuupsentimeetrine Makita lõikab tuntavalt kiiremini. Ainult pisut kiiremini lõikab see. Aga igapäevatöös on nendel kahel sael vahe suurem, kui see lõikekiirus võib-olla näitab. Sellel on madalas pöördes rohkem võimsust. Ja seega on see saag võrreldes selle väikse mootoriga Makitaga kuidagi harmoonilisem. Ja siis muidugi kõige kiiremini lõikab see ja kõige rohkem jõudu on sellel sael. Aga ta on ka kõige raskem. Muidugi saagide omavahel võrdlemisel ei tuleks arvestada ainult mootori võimsust ja sae massi, vaid siin on veel palju pisiasju, et kas või see, missugust häält mootor teeb. Kas ta on meeldiv või mitte meeldiv või pigem neutraalne, on ka oluline. Laias laastus võib öelda, et kõikide saagidega saab tööd teha. Peamine, et kett on terav ja saed ise on korras. Vanad saed omadusse summalt muidugi jäävad uuematele saagidele mõnevõrra alla, aga ei ütleks, et vahe teab, mis suur on. Samas ega need kaks saagi ka enam teab, mis uue saed ei ole. Nii aitab küll tänaseks. Siin väljas võiks täna ära lõpetada. Õli ja bensiini vahekord on 1,45 mul. Ja nii nagu videost näha oli, ükski saagidest ei tossanud. Välja arvatud siis, kui mootor sai käivitatud ja mootor oli veel väga külm. Seda tükk on väga raske küttepuuks lõhkuda.
selle ma lõikan väikesteks kuubikuteks, mille saab kohe kuivama panna. Need 2 esimest lõiget, mis ma tegin, oli võimsust vähem, aga viimane lõige oli juba tubli 15% võimsust juures. Mootor tahab sooja. See hea sae tunnus on see, et ta suudab teha seda, mida ma praegu tegin. Ehk ma simuleerisin nagu oksa maha lõikamist. Keti vastu oksa ja annan gaasi. Mootoril peab olema nii palju kohalt mineku pöördemomenti, et ta suudaks seda ära teha. Väiksed saed seda ei suuda, aga sellised head universaalsaed peaksid seda suutma. Ma näitan veel korra ette, mida ma mõtlesin. Nagu näete, ta saab selle ülesandega hästi hakkama. Ja tüve läbimõõt, mida ta suudab läbi saagida, on ka selline, et annab napilt universaalsae mõõdud välja. Ma näitan nüüd, kuidas tuleb lõigata oksi maha väiksema saega, nagu eile nähtud Retro Eco ja väike Makita oli.
Nendega peab natuke nagu hoogu võtma, ennem ketikiiruse üles saama ja siis alles oksale vastu minema. Vahe on selles, et pannes selle seisva keti vastu oksa ja anda siis gaasi, on see lõikamine natukene ohutum. Kui minna liikuva ketiga oksale peale, siis ühel juhul 300-st võib see saag natukene käest ära minna ja see võib ohtlikuks muutuda, võib endale jalga saagida. Kes on vaatanud eelmiseid osasid ka, siis seal on näha, et selle sael on selline lihtne ja kerge väntvõll. Samamoodi on sidur kerge ja väikse läbimõõduga ja magneeto samamoodi. Ja seetõttu tühikäigul gaasi andes ta kiirendab küllaltki kiiresti ja ta jätab seetõttu sellise erksa mulje. Uuematel saagidel on karburaatori sees kiirenduspump, mis siis järsul gaasi vajutamisel annab lisakütust sisse ja sellega sae nagu reaktsioonivõime paraneb. Sellel karburaatoril seda ei ole, aga vaatamata sellele ta reageerib gaasile hästi. Mis siin veel nagu teistmoodi või erilist on see silindri asetus siin tagapool. Selle Retro Ecole samamoodi tänu sellele, et silinder on siin tagapool, on selles sae raskuskese madalamal. Mina aru ei saa, et see boksermootori konfiguratsioon siin midagi natuke teistmoodi oleks kui klassikaline silindri paigutus. Võib-olla ka selle tõttu, et see käepide siin on sellest mootori tsentrist küllaltki kaugel või kõrgel. Mida kaugemal on see käepide siin sellest mootori raskuskeskmest, seda raskem on mul käepidemest teda niimoodi pöörata. Sellel Retro Ecol on see käepide siit kuskil 3 cm madalamal. Ja selle Eco puhul, kuigi tühimass on sama, on tunda, et see käsitsemise lihtsus on natukene parem, et ta on natukene nagu siukene kompaktsem ja käepärasem ja, kuida ma ütlen, vilkam käsitseda. Aga üldiselt täitsa selline saag, millega kannatab tööd teha. Selle jämedama puidu lõikamisel, nagu näha oli, see lõikamiskiirus on veel talutav. Aga jah, selle oksakohaga paku lõikamisel võimsusest jääb puudu. Kui võimsusest on natukene puudu või natukene palju puudu, siis see lõikeaeg läheb lihtsalt liiga pikaks. Ja sellisel juhul on oht ka mootor üle kuumendada. Kui lõigata sellist märjamat puitu, nagu ma äsja lõikasin, siis siia ketikaane alla jääb palju seda märga saepuru, mis läheb hallitama ja haisema. Ja ta mitte ainult ei lõhna halvasti, vaid põhjustab siin roostet ka.
Mis on tähelepanuväärne, et kõigil 4 sael on oma iseloom ja üllatav, kui erinevad need saed tegelikult on. Kellel on üks saag, see võib arvata, et niimoodi need saad kõik lõikavad, aga tegelikult see niimoodi ei ole. Mõistuse hääl ütleb, et see saag, see stiil on kõige parem, aga emotsioonide põhjal ma paneks esikohale selle sae. Kuigi mootori võimsust on vähevõitu, on tal pöörduid palju, hääl on sportlik ja ta nagu kutsub kihutama. Tänane video ja kogu saatesari hakkab lõpule jõudma. Siin on veel mõned asjad, mida ma eetriväliselt teen. Ma vahetan välja selle starteri käepideme. See on ikkagi selline suhteliselt inetu. Ma panen sellise uue Eco oma. Siis panen veel uue süüteküünla ja siis siia panen ühe kasutatud, aga heas korras pehmema antivibratsioonipuksi. Originaal näeb nii vilets välja, et rikub nagu üldmulli ära. Ja süüteküünal näeb välja päris ilus. Süüteküünal peab olema rebasepruun, siis on segu õige. Ja selline rebasepruun ta on ka. Uus Boschi küünal. Nii ja siia on kirjutatud 20 Newton-meetrit pingutusmomenti ja on kirjutatud 90 kraadi. 90 kraadi võib-olla tähendab seda, et keerad lihtsalt niisama käega põhja ja siis pingutad 90 kraadi, kui momentvõtit ei ole. Valmistasin sellised kleebised, siia panin uued kleebised. Kleebise materjal on korralik, aga ma printisin tavalise kontoriprinteriga. Kontori laserprinteri tahm siia peale hästi jääda ei taha ja paigaldamise käigus juba see must osa siin tuli osaliselt maha. Tuleb lasta valmistada kuskil veel uued kleebised. Kummipuks, starteri käepide ja küünal on vahetatud. Ja mis võiks kokkuvõtvalt sae kohta öelda? Missugused on sae plussid ja miinused? Ja mis on erilist võrreldes teiste saagidega? Plussidest kindlasti kaal. Oma võimsuse kohta, omas ajas ja võib-olla isegi tänapäeval on ta suhteliselt kerge saag. Meeldis veel kiire reaktsioon gaasile, kuna mootori enda inerts on küllaltki väike. Õlipump on tal reguleeritav ja käib ainult siis ringi, kui ka kettringi käib, see on pluss. Õhufilter on ka 80. aastate sae kohta küllaltki hea. Ja saag on üldiselt lihtsasti remonditav. Eelkõige tänu nendele nõellaagritele. Mootorit pooleks võtta oli päris lihtne ja kokku panna samuti. Nii, missugused miinused tal on? Kindlasti paagid. Paagid on küllaltki väiksed. Paakide tuulutus on selline primitiivne ja kui ma teda niimoodi siia kallutan rohkem, siis just siit õlipaagi, sellest tuulutusaugust siit hakkab natukene õli välja tulema. Aga teab, mis suur puudus see ei ole. Mootori hääl on selline liiga terav.
Üldiselt selle mootori hääle võiks lugeda pigem miinuseks kui plussiks. On saage, mille hääl on märksa meeldivam. Vibratsiooni, mis kandub siia käepidemetele edasi, on küllaltki palju. Muidugi ma panin nüüd uue puksi siia, mis on pehmem. Puuduseks on ka selle ühe boldiga lati kinnitus. Aga kuna latt on suhteliselt lühikene, siis sellest ühest boldist ikkagi võib öelda, et jätkub. Nii nagu näha, sael on küllalt palju värvitud metallpinda. Ja selle värvitud metallpinna puudus on see, et kui siin mingisugune selline kriimukene tekib, siis see kriimukene on kohe näha selle värvi peal. Uuematel saagidel on siin enamasti plastmass. Ja kui see plastmass siin kriimustub, siis kriimude puhul plastmass selliseid jälgi ei jäta. Samas see värvitud metallpind on disaini mõttes jällegi hea ja disaini paneks mina kindlasti plusspoole peale. Kui siin nüüd nendest plusspooltest veel rääkida natukene, siis mis mulle meeldis, on see ketipiduri hoova või ketipiduri töö. Ta käib küllaltki kergelt ja siin hoovas mingisuguseid lõtke ei ole, kõik on ilusti tihe. Näiteks sellel käib see pidurihoob nii raskelt, et seda ma praktiliselt selle saega kasutada ei tahagi. Eripärasid on sael muidugi palju. Üks on silindri ja summuti paigutus, mis on tänapäeval vähe levinud. 70-ndatel oli see pigem tavaks. Eriline kindlasti disain. See, et paagid on paigutatud niimoodi, nagu nad siin on paigutatud kaane sisse ja karteri sisse, see võimaldab sellise teistsuguse käepidemega valmistada. Disain on tal täiesti omapärane. Seega disaini poolest ta ei ole selline hall mass. Või mootorsaagide puhul võib öelda oranž mass. Nagu tänapäevased mootorsaad paljud on, kõik on väga sarnased ja oranžid. Üks suur eripära on siin see karteri jahutus. Kes varasemaid osasid vaatas, seal ma näitasin ja rääkisin, missugune karteri jahutus tal on. See on küllaltki haruldane. 90-ndatel aastatel motoringraja maailmameistrivõistlustel kasutati kahetaktilisi mootoreid ja siis arendati need kahetaktilised mootorid miljonite ja miljonite dollarite eest täiuslikkuseni välja. Ja nendel mootoritel oli ka karteri jahutus. Oli isegi karteri vesijahutus. Ja selle ideega, et kui karter ei ole nii kuum, siis sinna karterisse sisse mahub rohkem bensiini ja õhusegu ja sellega saab siis suurema võimsuse. See on midagi sarnast nagu tänapäevastel turbomootoritel on peaaegu kõikidel olemas vahejahuti. Jahutades gaasi maha on ta tihedam ja saab suuremat võimsust. Sellel sael seda karterjahutust võimsuse tõstmiseks tehtud ei ole, siin on eelkõige tahetud seda bensiini jahutada. Veel eripäradest. Mõlemad paagid on metallist. Ja kui tänapäevastel saagidel on bensiinipaak, mõningal juhul ka õlipaak, sellisest pool läbipaistvast plastikust, kus näeb kohe läbi plastiku nagu selle bensiini või õlitaseme ära, siis sellel seda ei ole. Siis veel 40 kuupsentimeetrse kohta on tal küllaltki kiire ülekanne. Selline kiire ülekanne, 3/8 kett ja 7 hammast veotähikul on tänapäeval omane suurtele võimastele saagidele. Seega tänapäeva arusaamade järgi on sael vast puudusi rohkem kui eeliseid. Aga need puudused, ma ütleks, ei ole teab mis olulised. Ta on piisavalt kerge ja mootori võimsust ka jagub. Nii, aga ma panen nüüd siia võrdluseks mõned kaadrid selle saatesarja esimesest osast, esimese osa algusest, et saaks võrrelda, missugune nägi see saag välja siis, kui ma ta sain ja missugune on ta praegu. Nii vaatame nüüd erinevate nurkade alt, kuidas ta
praegu välja näeb. Nii, ja nüüd vaatame natukene seda esimese osa algust. No nii. Pilt on selline. Saatesarja lõpuks ma panen saele nüüd külge originaalist pisut lühema lati veel. Mul on üks selline uus latt. Ja see uus latt on originaalist lühem. Sae üks suur pluss on see, et ta ilma koormuseta käies reageerib gaasi andmisele kiiresti, siis selle lühema lati ja kergema ketiga reageerib ta gaasi andmisele veelgi kiiremini, kuna keti inerts on väiksem ja hõõrdumine keti ja lati vahel on ka väiksem. Mul on veel lõikamata küttepuud pisut järgi ja ma siin nüüd jätan vaatajatega hüvasti. Kõike paremat teile ja kohtume. Ja lõpetuseks veel paar minutit saetööd selle lühikese latiga. Segu tundub olevat täna liiga rikas. See sõltub natukene temperatuurist, õhurõhust ja niiskusest. Kusjuures nüüd ongi tänu sellele pehmemale puksile on vibratsiooni vähem.